enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi Ekspordime ja samamoodi kõik saated on YouTube'ist vaadatavad, otsi üles Ekspordime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis, kui uus osa ilmub. Täna on külas mees, kes on üks asutajatest ja partneritest agentuurile Spiro, endine CXL Agency, CXL Institute, CXL Live ja Vünter, endise nimega Copytesting, ehk siis pundis Peep Laja ja Leho Kraaviga. Tema juhtimisel on Spiro aidanud läbi conversion optimizationi rohkem raha teenida enam kui 100 rahvusvahelises ettevõttes, nagu näiteks Procter & Gamble, Code Academy, eBay, Thermologica ja Marriott. Mõnede klientide käive on ulatunud kuni miljarditesse. Muljetavaldav või mis? Ta on andnud loenguid EBS-is ja seeläbi panustanud turunduse ja ettevõtluse järelkasvu. Ta on minu jaoks alati olnud see mees, et kui Peep Laja lammutab ees uute hullude ideedega, siis tema asi on tagalas asjad korras hoida ja seda juhtida nii, et see kõik laiali ei lendaks. Kas see ka nii on, saab ta kohe mind parandada. Viljo Vabrit, tere tulemast podcasti Ekspordime. Tere. Paranda mind, kui see nüüd oli valesti öeldud. Väga hästi öeldud, et teinekord, kui lähed Google konverentsile esinema, siis pead ise kirjutama enda kohta millegi sellist kokku, et ma praegu tunneb, et on selline tunne, et kui keegi teine seda teeb, siis töötab kuidagi palju paremini. Muidu on nagu raske midagi nagu head enda kohta öelda. Jaa, me pole harjunud eestlasena võtta. Tahtsa siia juurde midagi täpsustada, täiendada, on mingid saavutused, mille üle sa ise veel oled uhke kogu selle pundiga või enda üle? Ei, see ongi, et isiklikku rolli kogu selles meeskonnatöös esile tuua ei oleks võib-olla ise enda kohta jaoks nagu ei ole enda kohta võib-olla nagu ei ole aus, on ju, et ma arvan, et see ongi olnud selline tubli seltskond, kellega me oleme neid asju kõik koos teinud ja ega me ei hakkakski siia midagi eriti nii nagu juurde lisama, et mis see nüüd minu eriline tükk siin oli. Aga anna ole ja paari sõnaga kuulajale vaatajale teada, et mis need kõik asjad on, mille kallal te tegutsete, mis asja nad aitavad inimestel paremaks teha või mis muresid te lahendate? See on nüüd natuke pikem teema, aga ma proovin nagu lühemalt, et me kasvasime välja, me alustasime konsultatsiooni nii-öelda agentuuriga, et kus oli oma tagalugu, mis me tahtsime seal teha, et me alguses loomulikult, kui me alustasime, me otsisime sellist skaleeritavat ärimudelit ka nagu selle konsultatsioonitöö kõrvalt, sest et kõik teavad, et ega sa nagu suurtesse kaugustesse ja kõrgustesse lihtsalt konsultatsiooniga väga keeruline jõuda, sest et see ei ole väga hästi skaleeritav, et sa saad seda nagu skaleerida ainult võttes juurde inimesi ja tõstes oma hindu, et see ei ole niimoodi, et sul on toode ja sa lihtsalt nagu müüd seda ilma rohkem sinna aega sisse panemata. Aga jah, alustasime selle konsultatsiooni äriga siit Eestist, olid alguses enamasti Eesti kliendid, aga jah, päris kiiresti sai ka selgeks see, et see konnatiik on siin liiga väike ja hakkasime tegema ka väljapoole ja praegusel hetkel see Spiro ehk siis meie kliendikogemuse optimeerimise agentuur 90, mis oli mingi 8% meie käibest ikkagi tuleb nüüd ekspordist. Ülitublid. Aga ma hakkasin mõtlema selle peale, et eksport, et enamasti ekspordi all mõeldakse selliseid ju pigem nagu tooteid ja võib-olla tarkvara, aga jah, meie oleme nüüd selline punt, kes alustas siis puhtalt nii-öelda teadmiste ekspordiga, ehk siis pakume teenuseid väljaspoole. Aga jah, hiljem sellest samast ekspordiärist ja konsultatsiooniärist tekkisid siis päris mitmed ideed ja teised ettevõtted, mis praegu on erinevates faasides. Meil on CXL on enamasti opereerib Austinis, mis on siis turunduskoolituste platvorm, seal on omad eripärad veel juures. Ja siis veel ka siis Vünter, mis on siis selline B2B ekspert tagasiside saamise platvorm, siis mis iganes tootele, teenusele, väärtuspakkumisele, millele siis tavaliselt on tavaliselt vaja. Jah, võib-olla ongi see lühidalt kõik. Kuidas see Spiro meeskond jaatunud? Palju USAs, palju siin, palju veel kuskil mujal? See on hea küsimus, kõik küsivad seda ja isegi kui me võtame inimesed tööle, siis küsivad väga otsekohaseid küsimusi minu käest alati selle kohta. Ma olen alati vastuse natukene võlgu, sest et ma hakkan kalkuleerima, et kes meil nüüd siis kus täpselt nagu on. Ja võib-olla see raskuskese endiselt on siin Euroopas, on UK-s ja Eestis on meil päris suur seltskond, aga siin ka mingi 5-6 inimest Ameerikas ja meil on veel Singapuris on üks tegelane, Ungaris on korralik punt ja igal pool laiali. Ühesõnaga see ongi, et selline, mulle endale meeldib vaadata seda kui sellist
nagu ma ei tea, virtuaalset organisatsiooni, kus see asukoht ei olegi tegelikult nii oluline. Meil on küll kontorid olemas 3 tükki 3 erinevas riigis, aga inimesed vahepeal seal käivad, aga enamasti jah, eriti praegusel ajal on tegemas ikkagi kaugtööga. Aga millised sellised peamised väljakutsed on, et siit nüüd juhtida kogu seda virtuaalset organisatsiooni? Jah, ongi see virtuaalsus, et meil oli õnneks see kogemus olemas juba enne selle pandeemia algust, et me juba maadlesime siis nende probleemidega, millega nüüd on kõik pidanud hakkavad maadlema. Aga see ei ole lihtne, sest et selle kohta nagu teadus ka väga palju on kuidagi nagu maha jäänud, seda on nagu suhteliselt vähe uuritud, et mis need juhtimismeetodid ja protsessid on, mis siis panevad sellise virtuaalse organisatsiooni efektiivselt töötama, et arvatakse, et mõned asjad töötavad ja nüüd ikkagi nähes nagu pikemaajalist mõju, et ikkagi nähakse, et ma ei tea, inimeste motivatsioon hakkab langema ja nad satuvad depressiooni teinekord ja igasugused muud probleemid. Et võib-olla jah, sellise virtuaalse meeskonna motiveerituna hoidmine on kindlasti üks temaatika, millega me peame maadlema nagu päevast päeva. Teine on siis ka selliste sobivate inimeste leidmine, sest et võiks ju mõelda, et kui inimene on hea professionaal, tal on head isikuomadused ja teadmised, et ta vahet ei ole, kas ta töötab seal kontoris või kodus, et ta saab nagu samamoodi hakkama, aga tegelikult ei ole see niimoodi, et hea virtuaalne töötaja või kaugtöötaja on teatud tüüpi inimene, tal on väga tugev enesejuhtimise võime, väga hea distsipliin, ta suudab ise hästi manageerida enda aega ja personaalset elu ka, sest et enamasti töötletakse kodust ja sa oled selle pereelu sees ka näiteks, et kuidas sa seal leiad selle vaikuse ja tasakaalu, et nagu süveneda, et sul kõik need asjad nagu peale ei jookseks. Et jah, et kogu see virtuaalsus, sellesse keskkonda inimeste leidmine ja võib-olla ma isegi ei hakkaks nimetama siin neid traditsioonilisi väljakutseid, mis on seotud nagu ajatsoonidega ja kogu selle temaatikaga, aga jah, pigem jah, inimeste manageerimine läbi siis või üle siis igasuguste virtuaalsete vahendite on ikkagi suur väljakutse. Kui see inimene, ma ei tea, kandideerib tööle, kus sa nagu tead või milliste küsimustega sa selgitad välja, et tal on see distsipliin olemas, ta suudab sealt laste kõrvalt kodus tagatoas selle töö ära teha? Seda jah, see on väga hea küsimus. Tegelikult seda et kui me loomulikult inimesi valime, et siis me saame ainult vaadelda tema eelnevat kogemust ja mis räägivad tema eelmised ülemused tema kohta, mis ta ise räägib enda kohta, et see on selline nagu ristküsitlus, kui sa, ilmselgelt oled politseis istunud mingi aeg uurimise all, et siis toimub sarnane asi. Aga jah, loomulikult, et kuna paljude jaoks see kaugtöö on uus, siis meil ei ole nagu väga palju sellist tausta võimalik uurida, et kuidas ta nüüd pikaajaliselt saab nii-öelda isolatsioonis nagu hakkama. Ja see ongi, et teinekord meil siin hiljuti oli ka paar konkreetset case'i Ameerikas, kus oli väga hea professionaal, aga ta ikkagi nagu mandus ära seal üksinda kodus. Et ikkagi ei olnud seda füüsilist kontakti ja sellist mõnusat vestlust, millega ta oli oma eelmises töökohas kuskil suures organisatsioonis harjunud. Ja see hakkas mõjutama kogu tema nagu sellist võimekust ja performance'it. Nii et see on jällegi värbajatele kindlasti uus huvitav väljakutse, et kuidas seda võimekust nagu kontrollida. Loomulikult inimene on enamus ajast varasemalt töötanud nii-öelda kaugtöö raames, siis see on kindlasti hea signaal, et ta saab sellega nagu hakkama. Aga väga paljude jaoks on see väga uus. Aga sellist motivatsiooni, kuidas te täna püüate hoida seda tiimis, et see ikkagi oleks, te ju midagi teete selle jaoks? Jaa, kindlasti. Ja see on ka väga suur selline eksperimenteerimise koht, et jah, me kuus vähemalt paar korda teeme sellise nagu happy hour, et kus me siis nagu globaalselt kogu oma seltskonna tõmbame Google Zoomi kõnesse ja igaüks seal, kellel on hommik, kellel on õhtu, kes joob teed, kes joob veini, räägime teemadest, mis ei ole tööga seotud. Võib-olla teeme seal, proovime mingisuguseid üksteise tundmaõppimise mängi, et see on üks asi, mis me proovime teha. Kindlasti me julgustame inimesi võimalikult palju kasutama videokõnesid, sest et väga lihtne tundub kuidagi lihtsalt nagu chatida ja saata e-maili, aga jällegi, et niivõrd palju seda informatsiooni läheb seal kommunikatsioonis kaduma, et ei teki head suhted, ei teki lähesed suhted ja olen isegi jälginud mõningad konflikte, mis on tekkinud ja olen hakanud uurima, et okei, et kuidas need inimesed omavahel muidu suhtlevad ja tulebki välja, et nad enamasti
ma küsin otse, et okei, et oota, kas nüüd temaga, nagu näost näkku kohtumise nüüd olete teinud, kas te teete neid regulaarselt, on ju, ei, me siin suhtleme kiiresti emaili teel või chatime, on ju, ja sealt need probleemid tulevad, on ju, et see on nagu sotsiaalmeedias samamoodi, et kui sa suhtled ainult tekstiga ja sa ei tea seda, sa ei näe seda inimest, siis sul on väga lihtne ennast nagu välja elada teksti kujul ja vajutada enter ja siis vaadata, et mis sealt nüüd tuleb ja nii see hakkab keema, et jah, julgustame ka sellist näost näkku suhtlemist siis virtuaalselt. Ja need ongi põhimõtteliselt need asjad, mis me nagu teeme, aga jah, et varasemalt nüüd enne seda pandeemiat me kindlasti ka paar korda aastas tõime kogu meeskonna kokku üle maailma, et kas meie konverentsile siis Austinis või siia eliitlaagrisse siia Tallinnas ja see oli alati selline koht, kus lihtsalt nädal aega lasti nagu heas mõttes auru välja ja õpiti üksteist tundma ja arutati asju ja need kohtumised ei olnudki nii väga nagu mingi juhtkonna plaani inimeste viimiseks, vaid pigem sellised, et lihtsalt nagu naudime Eesti loodust või siis Austini loodust, palju seal seda on. Aga jah, et need asjad nagu töötasid. Aga eks me katsetame ka teisi asju, aga loomulikult need võimalused on ikkagi piiratud, on ju. Milliseid põhimõtteid sa ise jälgisid, kui sa CXL-i vedasid seda agentuuri poolt? Enam sa ei vea? Jah, ja kuigi ma ei vea, et siis ma arvan, et põhimõtteid ma endiselt jälgin edasi, et meil on jah teatud väärtused, mille järgi me kogu siis selles organisatsioonis elame. Vahet ei ole, mis ettevõttes parasjagu inimesed ennast realiseerivad. Ma arvan, et üks läbiväärtus on inimestest ja klientidest nagu hoolimine ja see kõlab kui selline lihtne asi, mida öelda, aga mis see nagu tegelikult tähendab, on ka see, et näiteks kui me näeme, et mõni inimene ei ole oma rollis, ei saa väga hästi hakkama, et siis me teinekord isegi kiirustame temast nagu loobumisega, ehk siis vallandamisega. Ja mitte selle pärast, et meil oleks mingi vimm, vaid pigem just selle pärast, et me nagu hoolime temast, et me teame, et kui ta ei ole enda töös meie juures õnnelik, et ta saab ennast realiseerida kuskil mujal ja mida kiiremini me selle nagu raske otsuse nii tema kui meie jaoks nagu ära teeme, seda parem kõigil osapooltele. Klientide poole pealt näiteks see, et kui tuleb isegi mõni väga rahakas klient ja ta suudaks meile maksta, aga tal ei ole piisavalt veebiliiklust ja tal ei ole olemas valmisolekut meie teenuseid osta, siis me ütleme talle ausalt, et me ei ole sobiv partner teile. Et see on ka jällegi nagu hoolimine, sest et me võiks ju selle raha vastu võtta, aga jällegi, et see ei oleks nagu pikas perspektiivis nagu kasulik ei meile ega ka neile. Mis veel? Kindlasti see, et iga nädalaselt, iga päevaselt eeldan nagu endalt ja ka meie töötajalt, et me kõik õpime hästi palju. Sest et nagu sa tead, digitaalses maailmas tänapäeva äris kõik asjad toodud kiiresti muutuvad. Kõik tööriistad, tehnoloogiad on pidevas muutumises ja ma tahan, et ma ise ja ka minu kolleegid oleks pidevas õppimises, pidevas lugemises, pidevas kuulamises ja oma teadmiste jagamises, sest et muidu nagu meie äris ei ole võimalik, me ju tegelikult müüme ekspertiisi, ei ole võimalik nagu edukas olla. Mis veel? Loomulikult igasugune fun on meie jaoks oluline, et kui ikkagi jällegi, et ei naudi seda, mis sa teed igapäevaselt, et kui sul ei ole seda asja, mis siit nagu kontorisse või arvuti taha tõmbab, siis ei ole ka väga nagu mõtet. Ja nagu öeldakse, fun on nagu serious business, et me nagu veedame ka nagu aega mõeldes, et kuidas nagu seda nii-öelda rõõmu ja lõbu natukene töösse juurde tuua, on ju. On see siis mingisugused teatud Slacki kanalid, kus inimesed saavad ennast loomingulisest välja elada või keegi teeb mingit pränke kuskil, et see käib kõik nagu asja juurde. Ja mis veel? Et ongi, et ma enamasti enda isiklusprojektiivis kunagi ei taha inimestelt nõuda neid asju, mida ma ise ei ole valmis tegema. Et see on minu kui juhi jaoks olnud võtme tähtsusega. Ja ma arvan, et see on nagu hea ka, et me ise, kui me alustasime väga väikselt, et olingi mina ja Peep natukene mingi pool aasta pärast tuli Leho juurde, et me olime alguses ise need spetsialistid, kes siis seda teenust pakkusid ja me tegime kõik need asjad läbi ja me teadsime neid raskeid asju ja mitte nii raskeid asju, neid valupunkte ja neid keerulisi teemasid ja meil oli väga lihtne neid anda teistele hiljem edasi ja jällegi oma teadmisi jagada, et siis organisatsioon saaks nagu kasvada. Nii et jah, võib-olla need ongi need põhimõtted,
mis on nagu mind juhtimises aidanud. Siit koorus välja kohe mul hunnik põnevaid suundi, kus ma tahaks edasi minna. Kuidas te ise sa juhina seda fun'i tekitamist lisaks nendele Slacki kanalitele? Sama meeskonna kokkutoomine, mis veel anda nagu nõu, et kuidas ja mida võiks teha inimestele ja mis inimestele nagu on meeldinud, vähemalt teie inimestele? No loomulikult see, et tuleb ju pidada meeles kõiki olulisi tähtpäevi, et saata neile mingisugused kinkekorve vahepeal või sünnipäeva puhul nagu õnnitleda ja meil on sisse viidud ka selline nagu high five channel Slackis, kus on, et kui keegi tunneb, et keegi teil on väga head tööd, siis on võimalik seal teda kiita. Et oleks hästi palju seda avalikku kiitust ja tagasisidet, et mis jällegi, et kui inimesed ei ole nagu füüsiliselt koos kontoris, mida jääb nagu väheks, et oleks eraldi nagu võimalus, et seda nagu inimestele jagada, mingi koht selle jaoks ja mingi süsteem ka, et inimesed teavad ka ju seda, et mida rohkem nemad kiidavad teisi, seda rohkem kiidetakse neid, et see nagu on üks selline asi, mis nagu võimendab. Aga, ja üleüldse selline mitte liiga tõsiselt asjade võtmine koosolekute juhtimisel. Loomulikult me võtame oma tööd väga tõsiselt, aga lihtsalt vahepeal me võtame lihtsalt aega, et lihtsalt kedagi natukene tögada. Enamasti on see pikk poiss Leho, kes ta lihtsalt on nimelt pikk, et tema kohta meil on terve pikk nimekiri ilmelt nalju, mida me siis aeg-ajalt tõmbame varukast välja, kui midagi muud ei ole võtta. Aga enamasti on muid asju ka. Sa ütlesid, et töötajate puhul hästi oluline see õppimine. Kas neil on mingi konkreetne õpiplaan, kuidas te seda nende puhul jälgite? On see kuidagi selline süsteemne või on see, et Timo on tööl lihtsalt ja kui ta loeb raamatut, siis on kõik hästi? Nii üht kui teist, et seda õppimist on loomulikult kahesugust, et üks on selline eneseareng, isiklik personaalne areng ja uute horisontide leidmine ja katsumine ja teine on siis nagu professionaalne areng ehk siis enda töös nagu paremaks saamine ja seal asjade juurde õppimine. Ja meie poolt siis mida iganes raamatut inimene soovib nagu osta või audiobooki või mis iganes formaadis, et seda me nagu võimaldame ja meil on ka sellised koolituseelarved ette nähtud, mida inimesed saavad siis kasutada, kuidas jumal juhatab. Et seal me ei pane nagu piiranguid ette, sest et me ei hoia nagu kätt pulsili seal väga tugevalt, kui me räägime nüüd isiklikust õppimisest, et mitu raamatut sa nüüd eile lugesid. Et see, me ei jälgi seda, aga me küsime seda, et kui me inimesi valime, et mis on viimane raamat, mida sa lugesid, mis podcast'e sa jälgid, mis on need väljaanded, mida sa jälgid, et meil on see õppimise võime on kindlasti üks asi, mida me inimeste valikul nagu jälgime ja me tahame nagu seal tõendusmaterjali saada. Mis tõendusmaterjali saame kätte, nad oskavad meile ette lugeda kõik need asjad, mida nad jälgivad ja loevad, et sellest nagu piisab, me teame, et on see harjumus olemas, me hiljem ei hakka seda jälgima. Et see tuleb talle endale kasuks, et enda töös oleks nagu hea ja saaks karjääri teha. Aga professionaalsuse seisukohalt, et kui me räägime nagu tööprotsessidest ja mingitest oskustest, siis jah, et meil on olemas CXL, kus on kõik need kursused olemas, seda nad saavad kasutada ja loomulikult, et kui seal on mingid teemasid, mida seal ei ole, siis me proovime ka leida mingisuguseid parimaid praktikuid enda valdkondadest, neid teemasid edasi andma, siis on äkki kuskil mingi virtuaalne kursus või mingisugune koolitus või konverents, et seal me ikkagi oleme abiks, jah. Aga kuidas nad, nüüd on vaadan neid podcast'e ja mingid läbinud kursusi, ütlesid ka, et see teadmiste nagu jagamine on oluline. Kuidas te seda soodustate, et seal töötavad inimesed, need omavahel jagaks neid nagu skill'e ja mingid teadmisi, mis saanud on? No meil on niimoodi, et igal nädalaselt inimesed võivad anda teada, et meil tekib backlog sellistest mingi 10-15 minutilistest nagu learning sessionitest, et kui kellelgi on mingi teema, mida ta on uurinud või mingi kogemus, mis ta klienditöös sai ja ta tahab sellest nagu rääkida, et siis on nädala koosolekul on eraldi osa selle jaoks, kus inimene võib siis võtta initsiatiivi ja siis midagi nagu tutvustada. Et see platvorm on jällegi olemas, et iga asja jaoks peab mingisugune nagu süsteem olema. Ja kasutatakse? Ja ikka, et ja pigem jah, just igaüks siis oma valdkonna spetsiifiliselt, et kes räägib siis, et kuidas nagu saada hakkama selliste nagu raskete klientidega, kes räägib, kuidas kasutada mingisugust mingi tööriista, mingit kindlat feature'it, kes räägib statistikast vahepeal, et see on inimeste enda teha, aga jah, loomulikult see teema võiks olla jah, siis rohkem nagu seotud tööga, mitte et ta nüüd räägib, et ma leidsin mingi huvitava hobi, et kuidas ma ei tea, küpsetada jaanalinnu muna, aga see jah, ei ole nagu see koht. Ja kuidas te ise, kui te kahekesi pihta hakkasite, kuidas te enda peast need teadmised maha saite nüüd nii, et järgmised inimesed oleks sama head nagu Peep ja Viljo? See protsess on meil käimas ja
millele me oleme hakanud väga palju tähelepanu pöörama, ongi need SOP-d ehk siis Standard Operating Procedures. Et kõik asjad oleksid dokumenteeritud, et vahet ei ole, kui pädev inimene meile sisse tuleb, et dokumentatsioon on olemas, et kui ta peab hakkama midagi tegema, et tal ei oleks ühtegi unikaalset ülesannet. Mis siis tähendab seda, et iga asja kohta mingisugune protsess, mingisugune sammuline protsessi kirjeldus, kõik on standardiseeritud kõige suurematest, kõige väiksemate asjadeni välja, et kõik on detailselt lahti kirjutatud. See loob tohutut väärtust ja efektiivsust organisatsiooni. Nagu sina saatsid ka mulle selle väikse briefi, et kuhu tulla, millest me nagu räägime, kuidas on see ülesehitus, eesmärgid, värgid, särgid, et see on ka nagu sarnane näide, et sa ei pea hakkama seda iga kord kokku panema, sa lihtsalt muudad paari asja ja see on olemas. Uued küsimused ja nimi ja... Meil on põhimõtteliselt iga asja kohta midagi sellist olemas ja see ongi see, et kuidas me oma teadmised siis nii-öelda paberile panema, sest niimoodi on kõige parem teenida nagu konsultatsiooni äris marginaali, et sa ei pea olema ekspert, kellel on see 10-20 aastat kogemus, kellel on kõik peas, see kõik on lahti kirjeldatud, et tuleb junior inimene sisse, et ta saab olla kohe ekspert, sest et ta teab nagu täpselt, kuidas midagi teha, need protsessid on nagu olemas. Aga jah, loomulikult, et eksperte endiselt on vaja, sest et alati võib tekkida mingisuguseid küsimusi, millele juniorina sa lihtsalt ei oska vastata, sa ei suuda neid punkte nagu kokku viia näiteks. Kas te olete ise kõik need SOP-d teinud või teevad need töötajad või kuidas selle loomine käinud on ja kus te seda hoiate? Me oleme alguses baasi tegime, tegi ikkagi juhtkond, et me kaardistasime ära, mis on nagu meie põhivaldkonnad ja hakkasime neid asju sinna lahti kirjutama. Aga praegu on niimoodi, et iga töötaja võib võtta initsiatiivi ja mingi selle SOP kokku panna. Et me oleme nagu jällegi need teemad ära kaardistanud, igaüks võib öelda, et okei, kuule, et ma olen sellega päris palju töötanud, ma kirjutan nüüd selle, või ma kirjutan nüüd selle. Ja kõiki sellised piseks initsiatiive võtame ka arvesse siis, kui me hakkame kaaluma, et kes on kõige parem, nagu, mitte kõige parem töötaja, vaid kes on nagu nüüd valmis astuma edasi nii-öelda karjääriredelil, kes kui palju saab võib-olla palga kõrgendust, et sellised organisatsiooni ehitamise ülesanded on nagu väga, väga oodatud ja väga, väga ka hinnatud ja me anname sellest inimestele ka teada ja nad ise saavad ka aru, et kui palju lihtsamaks see teeb kõik asjad, kui sa näiteks sul tuleb uus kolleeg, et sa ei pea hakkama talle jälle seletama otsast peale ühte, okei, nüüd lähed sinna, nüüd teed seda, okei, et näed, siin on see dokument olemas, loe see läbi, siin on samm-sammult kõik kirjas ja sul läheb see aeg alles, et inimesed saavad sellest väga hästi aru. Palju inimesed seal improviseerida tahavad versus see, et ta on näpuga järge? Igav on siin Spiros, pean lihtsalt tegema versus teen oma loomingut vähe? No jah, ma arvan, et meie valdkonnas õnneks või kahjuks on ikkagi see, et seda loomingulisust või sellist suure pildi nägemist on ikkagi ka väga palju vaja, et ainuüksi näpuga järgi ajades kuskil manuaalis ei jõua nagu väga kaugele, sest et kui me räägime sellest, et väga suurel ettevõttel, kus on kümneid tuhandeid töötajaid ja on globaalne korporatsioon, et seal on niivõrd palju igasuguseid andmeid, mida sa võid kasutada enda töö tegemiseks. Sa pead nagu mõtlema nüüd reaalselt, mida sul nagu vaja on, mis on see kõige relevantsem ja mis infot sa sealt otsid ja kuidas sa seda enda töös nagu kasutad ettevõttele siis väärtuse loomiseks. Ja see ei ole selline asi, mida sa saad nagu väga üks-ühele ära standardiseerima, et standardiseerida, sa pead seda ikkagi, loomingulisust on ka vaja teinekord, on ju, eriti nagu lahenduste väljapakkumisel, et mõelda, et mis on nagu mingi parem kasutaja kogemus kuskil. Aga need asjad käivad käsikäes ikkagi, et ei tohiks olla selliseid väga neid unikaalseid ülesandeid, et näiteks kui sa ikkagi, sul on vaja luua, kokku tuua seltskond, kes siis brainstormib mingeid loomingulisi lahendusi ja seal on ka protsess taga, et sa saad sellega ära kirjeldada, panna dokumenti, aga see ei eemalda sealt seda loomingulisest poolt, on ju. Et jah, et see on selle tasakaalus, aga jah, iga asja kohta on võimalik sul luua mingisugune standardne protsess. Kus te hoiate neid dokumente? Me hoiame neid ClickUpis, mis on meie siis selline knowledge management ja projektijuhtimise tarkvara, et see on väga paindlik selline süsteem, et jah, nad asuvad seal, see on oma nagu nii-öelda wiki, kus inimesed saavad siis otsida ja asju juurde lisada ja muuta. Ja. Suur see dokument on, kui täna panna A4-dele, mis sa arvad? Mitu lehte seda SOP-d oleks? Mul pole õrna aimugi. Et see ongi, et meil tekib neid juurde iga nädal mitmeid ja kuna ma nüüd ei ole enam käed sees seal juhtimise juures, siis mul isegi ülevaade puudub, et palju meil need dokumendid sinna tekkinud on, aga ma tean, et need on piisavalt, et saaks töö tehtud. Sen ütlesid ka, et töötajate puhul jälgida, et kui produktiivsed on, kas nad saavad üksi töötades hakkama, milliseid mõõdikuid ja töötajate puhul sina ise juhina siis nagu jälgisid? On sul nagu Timo, nii tõk-tõk-tõk mingid KPI-d?
No eks me selle süsteemi kallal näeme veel palju vaeva, aga meil on oluline jah see, et kui hästi see inimene sobib kultuuriliselt organisatsiooni, seda on võimalik mõõta jällegi küsida, ma ei tea, 360 kraadi tagasisidet inimese kohta, et see on üks asi ja teine asi on siis see, et kuidas ta suudab kui head on tema suhted klientidega näiteks ja kui tulemuslik on tema töö. Aga loomulikult erinevatele positsioonidele on need mõõdikud erinevad, sest et meil kõik positsioonid organisatsioonis ei ole, agentuuris nüüd ei ole kindlasti nagu kliendi poole näoga, et on ka assistente, on projektijuhte, aga nemad alati nagu teie kliendiga ei suhtle, et see on ka nagu väga oluline aru saada, et konsultatsiooni äris ja sellisel kõige kallim inimene, sinu ütleme ekspert, kellele sa maksad kõige rohkem palka, tema aeg peab minema kõige suurema lisandväärtuse loomisse. Tema ei saa olla see, kes teeb, ma ei tea, koosolekust kokkuvõtteid ja tegeleb siis, ma ei tea, mingite arendajatega vaidlemisega, et tema lihtsalt peab tegema selles, milles on tema hea ja iga sellise tüki jaoks peab olema oma kompetentsi ja töökirjeldusega inimene, et oleks nagu efektiivsus, sest me astusime selle reha otsa alguses päris palju, et me otsisime selliseid universaalseid analüütikuid ja projektijuhte, kes pidid kõike tegema. Ja meie see hüpotees oli see, et kui ekspert teeb kõike, siis kõik asjad on eksperttasemel tehtud, et kvaliteet on igal pool väga palju olemas. Aga mingi aeg me avastasime, et ikkagi see, jah, tõepoolest, aga töö on väga aeglane ja töö on väga kallis. Ja marginaalid olid väiksed, nii et siis see teadmine tõigi meile selle, et meil on nüüd on olemas assistendid, projektijuhid, account managerid, project leadid, igamene kompott erinevatest rollidest, kes siis klienti nagu teenindavad. Ja loomulikult tekib ka selline palju parem nagu karjääriredel organisatsiooni sees, et kui sa oled täiesti lame ja sul on kõik on eksperdid, siis loomulikult kliendid vahelduvad ja võib-olla saad rohkem vastutust klientide koha pealt, aga sul ei ole kuhugile nagu liikuda ka, pluss oled hästi kallis organisatsioonile. Just. Milliste protsesside abil te palkasite, mida jälgisite ja millised sellised suuremad ämbrid olid, mida kolistasite ja mis õigesti läks? No, protsessid, no jah. Ma arvan, et eriti kui me räägime nüüd teenuste nagu ekspordist, et ikkagi ilus oleks ju mõelda, et on võimalik seda siit Tallinnas Telliskivist kontorist teha ja teenindada kõiki kliente, kes on Ameerikas, Austraalias, kus iganes Londonis. Et on oluline ikkagi see, et sul on ikkagi kompetentsed inimesed seal turgudel kohal. Et isegi kui nad ei kohtu klientidega, siis see müügi seisukohast on väga palju efektiivsem, kui see inimene, kes selle müügi eest vastutab, on see kohal, saab kohe helistada, saab kohe suhelda. Et see esimene kontakt müügi puhul see kiirus on väga oluline. Ja üleüldine efektiivsus, et alguses me tegime küll müüki siit Eestist ka, aga jällegi see, et kui sul öösel tuleb kontakt sisse või kui sina juba tegeled muude asjadega kuskil õhtul ja saad vastata mingi 12 tundi hiljem või 10 tundi hiljem, siis teatud selline nagu tung või motivatsioon sellele inimesele, kes selle kontakti tegi, on juba natuke hakanud lahtuma. Nii et sellepärast me alati nagu müügikontaktid suuname nendesse riikidesse, kes on siis mingite, ma ei tea, maailma osades siis nagu vastutavad. Aga värbamise puhul, ma arvan, kõige olulisem on aru saada seda, et ära värba inimesi nagu sina, eriti alguses. Sest et selline inimene nagu sina on juba olemas. Sul on vaja mingeid teisi kompetentse, sul on vaja teada, mis on sinu tugevused ja nõrkused ja sul on vaja kellegi, kes on nagu sinus mingitest asjadest nagu parem. Et nii sa oled nagu ettevõtja, nii sa ei ehita nagu mingisugust ma ei tea, seltskonda enda ümber niimoodi nagu tekib nagu efektiivsus on ju. Aga jah, teinekord värbamise puhul siin on ka oluline ka väga hea õppetund, mis me oleme saanud, et ja jällegi tasu ennast piirata sellega, kus sa nagu ise opereerid või kus sa nagu ise töötad. Et praegu on ju võimalik võtta inimesi igale poole maailmas, aga jällegi mingid kultuuriruumid on, kus on nagu parem sobivus. See kultuur, kus inimene tuleb, peab sobiva selle kultuuriga, kus on ka sinu nagu kliendid. Et meil ei ole näiteks väga palju töötajaid või ühtegi töötajat kuskilt nagu väga Aasiast või Venemaalt ja sealt kandis, sest et meil ei ole seal nagu kliente. Et meil on ikkagi vaja, et see oleks selline nagu lääne kultuur, on ju, et nad nagu mõistavad, just nimelt ärikultuur, et see peab nagu matchima. Ja näiteks arendajate koha pealt me oleme võtnud 5 inimest praegu Ungaris, sest et seal lihtsalt see maksusüsteem on nii palju soodsam kui Eestis. Et näiteks, kui sa seal tahad maksta arendajale
kui sa ju meil tahad maksta, mis need maksud on, mingi 40 tööjõumaksud pluss peale, on ju. Et seal, nagu Ungaris on Kata, ehk siis väike ettevõtja, selline lihtsustatud maksusüsteem, mis tähendab seda, et kui sa teenid aastas alla mingi teatud summa, sa maksad iga kuu mingi 50, 60, 70 eurot fikseeritud maksu ja see on kogu sinu maksukoormus. Wow. Nii et kui sa tahad maksta kellegile mingi 2 tonni kätte, on ju, siis ta saab selle 2 tonni kätte. Aga Eestis sa tahad kellelegi maksta 2 tonni kätte, siis sa maksad vist mingi 500 maksu peale riigile. Ja see tähendab seda, et sa tahad maksta inimestele, inimesed saavad sama palju raha kätte, et see rahaline motivatsioon on sama, aga näiteks Ungaris arendat omad on, või mis iganes inimeste, et on maksude koha pealt, meile ligi poole soodsam. Nii et sellised nüansid on, mida lihtsalt ajaga nagu õpib, on ju, ja värvamise puhul ka, et nagu alati öeldakse, et tuleb värvata aeglaselt ja nii-öelda inimesest loobuda sellest nagu kiiresti, et me alati nagu pühendame ikkagi teinekord kuni kuu või poolteist enda inimeste valikuprotsessi, et kus on mingi 6-7 etappi, et ikkagi vaadata, kas ta nagu sobib nii kultuuriliselt, isikuomaduste poolelt, kui ka siis oma selliste nagu oskuste ja teadmiste poolelt. Et meil on erinevad testid, erinevad intervjuud, et lihtsalt olla kindel, et kui me kellegi juba võtame meeskonda, et ta on sobilik, pluss siis ka katseaja lõpust tehakse talle 360 nagu tagasiside, et siis vaadata, mis nagu teised arvavad ja kuidas ta saab olla parem, et see on ka nagu sees, sest et kui me mängime ikkagi iga inimesega pikka mängu, et siin me ei saa nagu kiirustada, on ju. Et võib-olla ongi sellised põhilised õppetunnid. Kuidas ungarlastega rahul olete, kuidas nende töökultuur võrreldes meiega ja kuidas klapp on? Klapp on väga hea, et nad on ikkagi väga töökad ja saavad meie naljadest aru, mis on nagu väga oluline just selle kultuurilise poole pealt. Et loomulikult on ka väga erinevad inimesed, aga lihtsalt nad on nagu väga sobilikud näiteks eestlastega koostööd tegema ja ka ameeriklastega, kui vaja on. Et seal ma küll ei näe, et see päritolu mängiks mingit rolli. Kas Markitekti algusaegadel oli üks ungarlasest disainer ka teil või ma mäletan valesti? Oli küll, jaa, siiamaani on. Et alles meie selline raudvara, et reliikvia, mis me anname siis ühest organisatsioonist teise vahepeal edasi. Et muidugi tema räägib ka puhtalt eesti keelt, et ta on eestlasega abielus ja elab siin, on ju, ja vahepeal elab Ungaris, vahepeal siin, aga jah, see vastab tõele. Mingid kohti veel, kus on hea palgata lisaks Ungarile, kus tõesti on võib-olla maksukoormus väiksem, kus on leida häid inimesi just sellise äri jaoks? Mõtlesime just praktikandi kuhugile Lõuna-Ameerikasse, ma riiki ei mäleta, aga seal võib-olla nii suurt vahet ei olegi. Et, ja jällegi see, et seal on väga hea inglise keelega väga võimekaid inimesi, aga elu on lihtsalt niivõrd odav, et kui me näiteks maksame Ameerikas, ma ei tea, Ameerikas tuleb praktikant, sa pead talle maksma mingisugune 30 tonni aastas. Et see on see, et ta jääb ellu, sest ta elab vanemate juures ja ta saab osta siis, ma ei tea, nagu süüa, on ju. Et see on see, mis ta sellest rahast saab, on ju. Eestis sa saad selle sama raha eest juba väga tubli assistendi, et kes ei ole praktikant, ma ei tea, nagu assistent tuleb tööle, on ju. See on mingisugune, ma ei tea, 1300 võib-olla või midagi taolist nagu kuupalka, on ju. Aga seal Lõuna-Ameerika riikides sa saad täpselt samasuguse assistendi näiteks, ma ei tea, poole odavalt, et maksad talle mingisuguse, ma ei tea, 7 sotti või midagi $1 veel kuus ja see on seal hea palk. Nii et seda tasub nagu jälgida, eriti just selliste nagu entry-level positsioonide puhul. Aga jällegi risk ja seda tuleb nagu vaadata, et kes inimene on, kas seda saab usaldada, et valik on ikkagi peab olema nagu põhjalik ja mingi aeg loomulikult aus on ka see, et ta hakkab ka väga palju paremini teenima, aga lihtsalt selliste entry-level positsioonide jaoks sealt nagu võtta endale seltskonda, sealt kandist on täiesti hea mõte, et tasub proovida. Ise värbasite sealt või kasutasite mingit kohapealset abiportaali, kus? Kõik need inimesed tulnud jah, sellistest kohtadest ka läbi meie enda võrgustiku, et nad on lugenud CXL-i blogi, nad on meid jälginud ja see konkreetne inimene, Carlos on tema nimi, siis sai ka meilt sellise nagu selle CXL-i stipendium, et kui tuli kui see kriis algas, siis me pakkusime inimestele, kes tahtsid nagu ümber õppida ja suunduda nagu digiturundusse nagu tasuta kursusi ja tema siis liitus selle programmiga ja siis läbi selle tuli siis ka nagu meile nüüd. Et see nii-öelda õpiplatvorm on hea kasvatada endale uusi töötajaid, on ju? Ja kindlasti, et väga paljud
kes on meie juurde tulnud, on sealt ka läbinud teatud kursused ja mis teeb nagu meile elu lihtsaks, et juba teavad meie protsesse ja kuidas me nagu töötame ja me ei pea hakkama nullist midagi õpetama. Kuidas teil see kogu müügi tegemise protsess käis ja käib? Et blogist, inimene tuli blogisse, siis jõudis lehele, tegi päringu, võeti ühendust või kuidas see kogu ahel teil oli ja töötab? No päris mitte niimoodi, aga jah, natukene on ka tõde selles jutus, et ja loomulikult enamus meie ärist on tulnud läbi siis nagu nii-öelda sisuturunduse. Aga jällegi, et kui see kontakt tuleb sisse, meie puhul on väga oluline jällegi see, et me väga kiiresti vastame sellele, et see esimene kontakt on kriitilise tähtsusega, et siis meil on nagu ära jagatud, kes kust regioonist või maailmajaost, kus iganes ajatsoonist tulevaid müügi neid liide vastu võtab, et see siis võtab sellega inimesi kohe ühendust ja saab siis nagu paneb paika esimese kohtumise ja siis see pikk protsess algab, et meie selline keskmine müügiprotsess on teinekord selline 6 kuud, mõnikord läheb ka aasta või niimoodi, sest et eelarved on need projektide eelarved on suured, nende eelarvete kinnitamise perioodid on võib-olla aastas korra, võib-olla aastas 2 korda ja sellepärast on ka need protsessid pikad, mis on ka normaalne, et kui sul on, ma ei tea, mingi optimeerimise projekt, mille eelarve on seal, ütleme, veerand miljonit, et see ei ole niimoodi, et ta võtab esmaspäeva ühendust ja sa reedel hakkad tööle, et need protsessid on ikkagi kuid pikad ja sellepärast ka selle müügi tegemine ei saa olla selline, ma nüüd natuke teen müüki ja siis ma teen oma tööd ja siis teen natuke müüki, et meil on ikkagi inimesed, kes on selle rolli endale võtnud, lisaks siis enda igapäeva näiteks eksperdi rollile, et nad väga paljud teevad ka klienditööd, mis selles mõttes, selle me oleme nagu ikkagi alles jätnud, meil ei ole ainult müügiinimesi, et meil on oluline see, et ekspert räägiks eksperdiga, et kui meiega võetakse ühendust, eeldatakse, et see inimene, kes neile vastab, on ka valdkonna ekspert, mitte müügiinimene, kes hakkab seal lugema mingit teksti, sest et need teenused, mida meie pakume, need alati muudetakse natukene vastavalt ettevõtte või selle kliendi vajadustele, et me kaaristame ära, mis need vajadused on ja siis teeme muutusi seal ja need diskussioonid lähevad väga kiiresti, väga tehniliseks ja väga spetsiifiliseks, räägitakse erinevatest tööriistadest, statistikast, organisatsiooni protsessidest, igasugustest strateegilistest asjadest ja seal on vaja juba vastu kedagi, kes suudab ka nendest asjadest rääkida. Ei saa olla niimoodi, et okei, väga hea küsimus, ma annan selle edasi inimesele, kes teab, ma vastan sulle homme. Et sellepärast meie need eksperdid ja analüütikud, nemad mõned tegelevad ka müügiga, aga nad, et see on nagu nende oluline roll, et see ei ole nagu selline kõrvaltegevus. Aga need protsessid on enamasti pikad ja sisaldavad mitmeid erinevaid presentatsioone erinevatele inimestele, kõik on mõnigi online, aga jah, küsi veel midagi selle kohta, kui jää midagi selgusetuks, et see on päris pikk jutt. Esimene kontakt läheb meilitsi või on kohe kõne, nii-öelda, et kokku leppida esimene kohtumine? No, oleneb nagu sellest natukene, mis on see ajatsoon seal. Et kui see tuleb ikkagi õhtul sisse, siis me ütleme Ameerika aja järgi õhtul sisse, siis me ei hakka inimesele kohe helistama, sest et võib-olla ta juba sõidab koju või on nagu pereseltsis, on ju. Et see ei ole hea nagu praktika, siis piisab sul ka meilist, on ju. Kui sa saadad lingi, kus ta saab siis kohe bookida sinu kalendris mingisuguse aja, et me hoidame nagu sellest, et saadame, et mulle sobib järgmine nädal, teisipäev ja kolmapäev 2, kas sulle ka sobib? Ei sobi, okei, mis ajad sulle veel sobivad. 4-5 korda käib email edasi-tagasi saate alles esimese kohtumise, et me alati saadame, me kasutame Calendlit, mis on siis selline hea tööriist, sünkroniseerib sinu enda kalendriga ja võimaldab siis pakkuda sellist kohtumise aegu, et inimene saab ise bookida, et ilma, et oleks kirjavahetust. Aga teinekord, kui see tuleb nagu töö ajal sisse, see liid, siis me enamasti helistame, et selline teha kiire kõne ja selle kõne eesmärk loomulikult ei ole siis hakata müüma, et on pigem see, et uurida, et teha lihtsalt kiire kontakt, võib-olla natukene small talki, leppida kokku järgmine pikem kohtumine ja rääkida lahti, mis selle kohtumise sisu on. Et see on see esimene telefonikõne. Ja siis sealt siis vastavalt selle kliendi nagu suurusele ja vajadustele pannakse paika, et mis on need järgmised presentatsioonid, mis on vaja teha, mis on see dokumentatsioon, mis tuleb üle saata, kellega peab veel rääkima. Et see on ka jällegi, et see ei ole nagu raiotud kivis need müügiprotsessid, aga need on kõik nagu selles mõttes ikkagi standardiseeritud, et kui kiiresti peab ühendust võtma, mis meilidega me vastame, mis meilidega me teeme follow-up, et see kõik on protsessina nagu olemas, et kes iganes peab seda hakkama tulevikus nagu nullist tegema, ta ei pea hakkama seda nullist tegema. Et kirjapõhjad kõik on olemas, on? Jah, ikka. Et, aktiivmüüki ka teete või on see, et teenindate päringuid ja sisuturundus on lihtsalt blogis nii hästi tehtud?
me teenindame päringuid ja seisuturunduse blogis on hästi tehtud, aga loomulikult see blogi on ainult üks strateegia, et me päris palju teeme ka erinevad selliseid nagu industry report ja uuringuid, mille raames me siis kontakteerime erinevaid ettevõtteid, et nad seal uuringutes nagu osaleksid ja see nagu avab ka sellise nagu müügisuhtluse teinekord, on ju. Et see on nagu üks taktika, mida me oleme kasutanud siis sisuturunduses. Et see sisuturundus ei ole ainult see tekst, mis me paneme meie veebiväljaannetesse, seal on ka väga palju suhtlust taga, mis siis teinekord ka nagu ma ei tea, nagu pöörab nii-öelda müügiks. Lisaks sellele igasugused konverentsid, seminarid, webinarid, teeme neid, osaleme nendel, räägime nendel, sest et jällegi, et väga, väga suur hulk ja võib-olla üks selle meie agentuuri edu alus on ka see, et meil on päris palju inimesi, kellel on tugev personaalne bränd, neil on väga suured personaalsed võrgustikud ja jällegi see on üks asi, mida me inimeste valiku juures nagu vaatame, et vaatame korra ka, et mis tal seal LinkedInis toimub, et kas ta on seal aktiivne, palju tal seal on kontakte, et kas ta on mingid artikleid kirjutanud, et mis tema see nagu see võrgustik on, sest et enamus meie kliente ikkagi tulevad läbi selle, et nad teavad kedagi, kes töötavad meie juures või nad siis teavad meie brändi nagu üldiselt, et me oleme kuskil rääkinud või nad on meie sisu näinud, et see sisuturundus ei ole ainult see, et me paneme seda sisu välja, et seal on väga palju selliseid, väga palju suhtlust on taga, et sealt tulevad meie need nagu müügikontaktid ka. Mis sa arvad, mis need võtmetegurid on olnud, mis selle agentuuri teil on täiesti maailma tippu aidanud? Ma arvan, et üks oluline muutus toimus siis, kui me hakkasime mängima nii-öelda pikka mängu oma teenustega. Nimelt, alguses meil oli selle hüpotees, et loomulikult, et ükski ettevõte ei taha ennast siduda mingi suvalise Eesti agentuuriga või agentuuriga, kus töötavad Eesti nimedega inimesed väga pikaks ajaks. Nad kirjutasid kunagi mingid aastast lepingut alla ja ei pane mingit suurt tükki raha enda eelarvest kinni sellega, ei võta seda riski. Ja me müüsime väga palju selliseid projekte, nagu kuulisi projekte, et maksa iga kuu võid otsustada, kas sa tahad meiega jätkata või mitte, tegime mingid paari kuulisi projekte ja öösõna projektitöö. Ja mingi aeg me hakkasime pakkuma nagu nii-öelda retainer ehk siis kuutasu põhiseid teenuseid. Ja hakkasime pikendama neid lepinguperioode. 3 kuud miinimum, 6 kuud selline kesttase ja aasta. Et hakkasime tegema pikemaid lepinguid. Ja ma arvan, et see on üks võtmemuudatus meie äris, meie jaoks, sest et me tollal, kui me seda tegime, me mõtlesime, et okei, et väga hea on saada sellist igakuist nagu arvet välja saata, et ja sealt raha saada. Tekitab teatud stabiilsust rahavoos ja aitab planeerida kõiki värbamisi ja muid tegevusi. Aga tegelikult just nagu meie valdkonnas väga palju muutusi, või väga palju väärtust, mis me loome, on selline väärtus, mis ei teki kohe. Et see ongi, et see on nagu treeningprogramm või et sa alustad, sa kohe ei näe tulemust, aga need tulemused hakkavad mingeid tulema ja siis sa harjud nendega ära ja siis kõik harjuvad nendega organisatsioonis ära ja siis nad ei saa ilma nagu sinuta elada. See on nagu see tulemuste pool ja teine pool on ka see, et kui sul on nagu pikemad koostööd ja partnerlused kokku lepitud klientidega, siis sul on väga palju lihtsam ehitada sellist pikaajalist suhet oma kliendiga. Et meil on tõesti, et meie nagu kliendi kontaktisikud ja meie inimesed, need saavad väga hästi läbi, nad nagu suhtlevad ka väljaspool tööaega ja seal need suhted on väga tugevad. Ja sellise lühikese projekti puhul, et sa tead, et okei, see saab läbi ja siis tuleb järgmine projekt, et siis ei ole nagu tähelepanu sellele, et sa nagu ei mõtle, et mismoodi seal organisatsioonis nagu seda enda kommitad sinna sisse ajada igale poole, on ju. Et me tõesti, me teeme klientidele uudiskirju, kliendi organisatsiooni siseseid uudiskirju, et rääkida enda tööst näiteks. Et see on nagu üks asi lisaks siis igakuisetele nagu raportitele, kus me näitame tulemusi. Et meie eesmärk on ka see, et me tahame meie kontaktidel, kes on seal meie kliendi ettevõtetes, neil nagu õnnestuda, näidata, et see otsus, et nemad meid nagu palkasid mingit asja tegema, et see on nagu väga hea otsus, on ju. Et see suhete loomine, need tulemused, kõik tulevad sellest pikaajalisest koostööst. Et ja ma arvan, et see oli üks esimene selline faktor või muutus, mis toimus juba palju aastaid tagasi, võib-olla juba siin mingi 6-7 aastat tagasi. Et ja kõik need suhted on hakanud meile tooma siis jällegi äri juurde, et läbi soovituste, läbi sisu, mis me oleme saanud sellest pikaajalisest koostööst kirjutada, et see oli väga oluline punkt seal. Teine asi, võib-olla see, et me oleme hästi avatud olnud selle
enda tööprotsesside jagamise kohalt. Et kui keegi teine, mingi agentuur tuleb, küsib meie käest, et kuule, kuidas te seda asja teete, mismoodi te ikka seda teete või dokumenteerite, me alati jagame. Ja enamus asju on nagu jagatud meie enda blogis ka juba, et mis on need raamistikud, protsessid, me oleme kõik muidugi need brändinud, need toodavad meile nagu väärtust. Me alati jagame ja see on loonud ka väga head kanalid nagu teiste agentuuride kogemuse sissevoolamiseks meile. Et me oleme väga palju loomulikult teiste käest õppinud, et kuidas mingis kultuuris asju ajada ja kuidas nad midagi hinnastavad ja kus nad leiavad mingeid arendajaid ja mismoodi mingi boonussüsteem struktureeritud ja kõik need asjad. Et selline avatus kogemuste jagamisel nagu vastuvõtmisel on võimaldanud meil võib-olla kasvada väga palju kiiremini kui mõningatel meie konkurentidel. Ja võib-olla ka see, et me oleme väga tugevalt jäänud ikkagi enda liistude juurde ja teinud ka teatud nagu toote innovatsiooni ja see toob ka meid selle nagu rebrandini, millest me räägime nagu eraldi, et me panime oma agentuurile uue nime ja nagu fookuse, aga me oleme alati olnud nagu oma nii-öelda liistude juures, et isegi kui klient tuleb ja ütleb, et kuule, tehke meile seda turu-uuringut seal Hiinas on ju, või et mul on vaja, et äkki saate mulle selle tüki hoopis valmis arendada siin on ju, et progege või disainiga, et siis me ikkagi tahame olla eksperdid ühes kindlas valdkonnas ja see jällegi on kinnistanud meie nime ja meie seltskonna nagu reputatsiooni teatud ringkordades, et me räägime conversion optimizationist või mingisugusest teemast, millega meie tegeleme, et nad teavad, et see punt teeb seda, on ju. Ei ole niimoodi, et me oleme see kõike tegi agentuur, on ju. Et need võib-olla need asjad, jah. Ma arvan, et mõni kuulaja ja vaataja on samamoodi võib-olla mõtleb, et kuidas ma annan konkurendile need kõige paremad protsessid ja asjad ära. Lisaks see, et ma muidugi annan, et ma saan siis vastu, aga miks te seda ei pelga? See kindlasti ei saa midagi vastu kohe alguses mitte, aga sa kunagi võid saada sealt mingisuguse töötaja, või näiteks meil on selline AB-testide statistikakalkulaator, et kui sa tahad nagu välja kalkuleerida andmete põhjal, et kas see statistiline olulisus on olemas või kaua see test peaks nagu jooksma või palju sul on vaja liiklust, et jõuda mingisuguse olulise tulemuseni, et meil on see kalkulaator, see on jällegi bränditud ja inimesed üle maailma, see tõesti tasuta kasutavad seda ja teinekord oligi, et mingisugune klient, kellega me olime üks väga suur Euroopa klient, kes tuli meile kliendiks ja mingi aeg me nägime, et nad olid juba mingi aasta aega kasutanud seda meie kalkulaatorit. Nad saatsid mingi väljavõtte, aga ma ise kalkuleerisin siin kalkulaatoris on ju sellised tulemused. Nad ei teadnudki, et see on võib-olla meie kalkulaator on ju. Aga nähtavasti teadsid, sest nad tulid meie kliendiks on ju. Jällegi, et see ongi, et sa paned mingisuguse sellise tööriista nagu tasuta välja, seda hakatakse kasutama, su bränd on seal olemas ja see jällegi on lead gen sinu jaoks, aga see on ikka pikk protsess. Nii et sa ei saa oodata sellest nii-öelda asja jagamisest, kas on see sisu või protsessid või tööriistad, mis on nad välja kohest tulu, see tuleb kunagi hiljem, aga see tuleb, on ju. Ja sul on neid asju palju väljas, nii et neid konkse on palju ja see kõik loobki jälle sulle mingisugust publikut ja toob mingi aeg need kliendid nagu sisse. Lähme selle nimevahetuse peale. CXL ja Spiron. Üks nimi on sisse töötab, miks on vaja lapsele uus nimi panna? Jah, siin on kaks põhjust, et ühesõnaga me mingi aeg oma tööd tehes nägime, et see valdkond, kus meie oma teadmiste ja tööriistade ja oskustega keskendume, et see on liiga kitsas, et me vaatasime ainult nii-öelda nagu seda nii-öelda veebilehti. Aga me õppisime enda klienditööst seda, et ei määra enam nii palju see sinu veeb, või see kasutajakogemus, mis inimesel on sinu veebis, et palju olulisem on ikkagi sinu toode ja ka terve kasutajakogemus. Mitte ainult see, mis toimub veebis, sest et kui inimene midagi veebist ostab, et see on ühe väga pika suhte algus loodetavasti. Ta veel saab selle paki kätte, võib-olla ta tahab seda tagastada, siis ta saab mingid uudiskirju, siis ta mingi aeg tuleb tagasi. Kõik need asjad on osa sellest kasutajakogemusest ja kasutajakogemus on tegelikult ainuke asi, mis tänapäeval eristab ühte ettevõtet teisest, sest et kõik need tooted
et kõik need teenused on väga sarnased. Et inimesed küll mõtlevad, et mul on nüüd unikaalne asi, mis ma pakun, on ju. Sul on veel 10 või 100 ettevõtet, kes pakub seda asja, eriti kui me räägime sellisest nagu globaalsest turust, võtame selle keelefaktori sealt välja. Eestis sa võid küll teha unikaalset asja Eestis, aga üle piiri enam mitte. On ju. Ja siis ongi, et see asi, mis nagu siis ettevõtted üksteisest eristab, ongi see kasutaja kogemus, mis siis paneb inimese otsustama, kas ta jääb sinu kliendiks, kas ta tuleb tagasi või ta siis ei tule tagasi. Ja see oli meil selline nagu sisekaemuse tulemus, et me nägime, et me järjest rohkem tööd teeme nagu selle kallal, et just kasvatada olemasolevate klientide baasi oma klientidele, et see oli üks KPI, mida me hakkasime järjest rohkem nagu jälgima, vahet ei olnud, kas see oli e-commerce'is või oli see kuskil lead gen'is või SaaS valdkonnas. Ja siis me nagu arvasime, et see on meie nagu hüpotees selle kogu selle teenuse portfoolia muutmise taga ka, et kui me kasutame enda teaduslikku metoodikat, andmete kogumist, analüüsi, AB testimist, mitte ainult veebis, vaid vaatame nagu laiemalt kogu seda ma ei tea, kasutaja teekonda, et siis me saame luua väga palju rohkem väärtust. Et see oli nagu see sisulise poole muutuse kirjeldus praegu. Aga see nimi lihtsalt jah, et me olime kõik selle CXL brändi all ja meil on ka oli CXL Agency ja CXL Institute, aga inimesed ei suuda nagu kahte asja ühe nimega seoses enda peas nagu pidada. Neil on vaja teada, et okei, CXL, see asi. Ja me pidevalt saime tagasi, et need, kes olid agentuuri kliendid, ei teadnud, et mingi instituut on kuskil ja vastupidi ka, et need, kes olid instituudi kliendid ei teadnud, et pakuta teenuseid ka, et mis mõttes nagu üks CXL on, et mis mõttes on, et see eristus ära teha, et kui me räägime ikkagi Spirost, siis on teenustagentuur, kui me räägime CXL-ist, et siis on see e-kursused ja see õppeplatvorm ja seal on kindel vahe. Ja loomulikult ka see, et kui sa mingi aeg teed exiti ettevõtjana, tahad pensionini minna või mida iganes, on ju, lihtsalt natukene raha, et siis kui sa müüd ära, mida sa siis müüd, on ju, et see sinu see ostja ei taha osta, ta võib-olla tahab osta seda skaleeritavat koolitusäri, teda see agentuuri pool selle ei huvita, on ju, aga see on küljes, on ju, ja sa müüd selle brändi nime ka ära ja selle domeeni ja siis, mis see agentuur siis teeb, on ju, et nimi on läinud, on ju, sul ei ole enam õigust, uuel omaniku sul pole õigust seda enam kasutada, et seal on igasugused sellised nüansid hakkasid nagu mängima, on ju, et siis mõtlesime, et okei, et nüüd on aeg see muutus ära teha, et kuna oli ka sisuline muutus, siis tegime ka nagu selle brändi muutuse. Ja ka see bränd, see Spiro, see ei tähenda mitte midagi. Et see lihtsalt üks nimi, odav domeen oli. Kogemus, domain rating oli, link oli? Ei midagi olnud, et odav oli, sellepärast oligi odav. Et oleme ostnud ka teisi domeene, mis olid ikka räigelt kallid, et mitte räigelt, aga CXL ka 3-täheline domeen ei olnud kõige odavam. Mis see summa oli, kui saladus ei ole? Kuule, see vist ei ole, selle me saime kätte vist 50 000 või midagi taolist, mis oli, algusest taheti väga palju rohkem, on ju. Aga mis on tegelikult, kui sa mõtled, et see on sinu nagu äri nimi ja see muidugi jällegi tähenda midagi, see 3-täheline. Palju neid 3-tähelisi ikka on ju? Neid on piiratud arv ja need hinnad seal ikkagi lähevad väga kõrgele, on ju. Aga CXL oli jah, muidu selline et mingid organisatsioonid kasutavad sama nime, mingid kirurgilised protseduurid on seal Ameerikas mingi silmadega seotud, et on ka CXL. Aga jah, ei olnud konkurentsi väga suurt sellele nimele, on ju. Ja nähtavasti sellepärast ta oli ka suhteliselt odav, on ju. Kui nüüd kuulaja vaata mõtleb, et tahaks kogu oma kliendi kogemust paremaks disainida, et millest üldse alustada, kuidas nagu mõelda, kuidas teie selles protsessis mõtlete? Jah, pikk jutt muidugi, aga ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi alguses mõista, kes see sinu see klient on. Et ka, mis on, tuleb luua mingid konkreetsed persoonad, et mõista siis, et kui vana ta on, kust ta pärit on, kui palju ta raha on, mis on tema igasugused huvid, demograafilised näited, kõik need kokku panna. Ja siis, kui see persona on ära kaardistatud, siis tuleb ära kaardistada kogu see kasutaja kogemuse teekond, et customer journey mapping on selle nimi, et kus ta siis nagu tuleb ja mis on tema kogemus. Ja siis, ja see kindlasti ei tohi lõppeda seal, kus lõpeb nagu veebileht ja ost on tehtud, tuleb ka mõelda selle peale, kui ta ma ei tea, liitub mingisuguse tarkvaraga, mingi SaaS tööriistaga, et mis siis edasi hakkab juhtuda, mis seal siis toote sees toimub, kuidas toimuvad mingid upsellid, kas me saadame talle liiga palju mingisugust turundusmaterjali tagant järgi, kuidas on kliendi teenindus, kuidas on, ma ei tea, support, kõik need asjad, mis seal on, et neid tuleb ka vaadata. Et see esimene ots on alles algus, hiljem see suhe läheb edasi, tuleb see kõik ära kaaristada, vaadata, millised erinevad osapooled organisatsioonis on nende erinevate tükkidest vastutavad ja tuleb ka vaadata, et kas meil on andmeid, mis nendes faasides siis nagu toimub.
et hakata nagu koguma kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid, on see siis nagu veebianalüütika või mingisugused küsitlused või ma ei tea, support, chat logid, et nagu lihtsalt iga faasi kohta ära kirjeldada, mis seal siis parasjagu toimub, mis on need probleemid, mis on hästi, mis on nagu halvasti. Ja siis saab hakata loomulikult kõiki neid etappe optimeerima, tegema eksperimente. Kui on piisavalt liiklust, saab AB testida, kui piisavalt liiklust ei ole, saab lihtsalt mingi asja nagu ära teha ja hiljem vaadata, kas need andmed, mis sealt nagu sisse voolavad, kas seal on mingisugune positiivne muutus. Et näiteks, kui näiteks, ma ei tea, seal on inimene soovib oma pakki tagastada, näiteks e-kommertsi puhul, et kui, ja me teame, et väga palju pöördutakse nende küsimustega, seal on mingi probleem, et kas nad ei saa aru, et kuidas nad saavad tellida kuldari järgi, ja see info pidevalt voolab customer supporti. Ja me siis mõtleme, et kuidas seda teha paremaks, aga paneme selle instruktsiooni, paneme meili, paneme sinna kuradi customer mingisugusesse areasse sinna poe sisse ja paneme pakile ka. Niimoodi, nii. Teeme selle muudatuse ära ja järgime seda logi mingi perioodi vältel. Kas see probleem ikka tuleb sama teravalt esile? Ei tule esile, okei, see sai lahendatud. Vaatame, mis see järgmine asi on. Et ei pea alati nagu AB testima, sest et paneme mingi 2 erinevat teksti sinna ja siis saadame liikluse peale ja siis hakkame seal jälgima. Et teinekord ei ole võimalik, aga teinekord ka lihtsalt andmete jälgimine ja tunnetuslik optimeerimine on ka see, mis on võimalik teha, eriti just väikeettevõtete puhul, kus ei ole nagu seda veebiliiklust nii palju, et teha seal mingid eksperimenti. Mis teil instituudi puhul see teekond on peale ostu just, et liitusin nüüd ära, tulin selle instituuti, mis siis seal saama hakkab, kuidas te nagu kindlustate selle, et ma õpin ikka neid materjale ja et mul kõik hästi oleks ja kui ma ei õpi? No, see on, mina ei ole võib-olla kõige parem inimene selle vastama, et ma ei tööta seal, ei tegele selle organisatsiooni sees väga palju, aga loomulikult me teame, et igasuguses online õppimises see churn on väga suur, et suure hurraaga liitutakse, minnakse ülikooli, aga mingi 50% pooled, et see on ka statistika olemas, et pooled ei lõpeta. Ja see ongi, et minnakse suure hurraaga peale, liitutakse, ostetakse mingi pakett ära ja siis on vaja hakata tööd tegema, on vaja hakata õppima. Ja see ongi suur väljakutse, mis on väga paljudel nagu lahendamata, et mismoodi sa hoiad siis selle motivatsiooni üleval, et inimene selle kursusega lõpuni teeb, sest enamasti ei juhtu mitte midagi, kui ta ei tee. Et ülikoolis on veel see, et ema ütleb, et või et su sõbrad ütlevad, aga online kursusel lihtsalt sa vaikid maha selle, lihtsalt canceldad vaikselt ära, lähed minema. Ja see on nagu suur väljakutse. Ja see on ka üks põhjus, miks me nagu instituudis hakkasime, instituuti liidame uue sellise nagu keskkonna Adeft, ma ei tea, kas sa oled sellest kuulnud midagi, mis siis tegelikult muudab seda õppimist natukene tegevuse keskseks. Ehk siis, et inimene õpib ainult seda, mis tal on vaja, ta õpib ja teeb kohe ära ka. Ehk siis hakkame panema selliseid playbooke ja nagu checkliste, mida inimesed siis saavad kasutada koheselt mingite asjade tegemiseks, sest et see, me arvame, et see toob natuke innovatsiooni sinna õppimisse ja kui nad tahavad võtta mingit teoreetilise osa juurde, väga hea, või vastupidi, et kui nad võtavad suure kursuse ette, vaatavad, see on liiga tiip, lähevad, võtab mingi konkreetse teema, mingi ülesande, mis neil on vaja ära teha, võtavad sammud ette, teevad selle ära, et see, võib-olla see on see kombinatsioon, mis nagu lahendab selle churni probleemi ka, aga jah, ega ma ei tea, et kuidas nagu motiveerida inimesi online'is väga palju nagu saavutama ja tegema. Seal on muidugi erinevaid asju, mis on tehtud, et kui on olemas, ma tean, üks ettevõtte, kellega me oleme suhenud, kes on meie konverentsidel käinud, kus nagu riik doteerib inimeste ümberõpet ja on niimoodi, et kui inimene peab sellest ise maksma, aga kui nad lõpetab kursuse, nad saab pool raha tagasi näiteks. Et see on selline hea motivaator, rahaline motivaator. Ja võib ju ka mängida hinnaga, et sa nagu paned inimesel maksma mingit summat ja kui ta lõpetab, saab mingi summa tagasi. Et seal on taktikaid, aga jah, me kõik ei ole proovinud ja võib-olla kõik ei peaks proovima ka. Kus sa näed, et kus ettevõtted selle kliendi kogemusega kõige rohkem üldse nagu mööda panevad ja kust võib-olla nagu seda ei ole mõtet optimeerida ja kus seda raha ja aega raisatakse? Me oleme seda ise teinud, et seda õudust loonud siia maailma, et just nimelt see taktikaline optimeerimine. Ja võib-olla ka see probleem, et see, kes on vastutav selle kliendi kogemuse optimeerimise eest on kuskil mingi turundaja ülesanne või customer supporti ülesanne ja siis sul on eraldi selline seltskond, kes tegeleb siis tootearenduse ja muude teemadega. Et need asjad tegelikult peaksid
töötama koos, et toode on lõpuks ju see, mis on see kõige olulisem ja see kogemus selle ümber on ka väga oluline, neid ei saa hoida nagu eraldi, sest et no mis ma olen näinud viimasel ajal, et kui kõik veebid on ju väga taktikaliselt optimeeritud viimasel ajal, et sa lähed kuhugile, üks konkreetne kogemus oli siin jõulude ajal, saatsin kolleegidele jõulupakke ja maru kiire oli, guugeldasin, leidsin mingisuguse lehe, vaatasin enam-vähem välja ja siis hakkasin midagi ostma seal ja jällegi, et kõik need pop-upid, et okei, et pane email kohe sisse, saad 10% soodustust, et need olid kohe ees, lükkasid ära, siis ostad mingisuguse, vaatad mingi ilus pilt, lihtsalt ostukorvi ja siis vaatad, see ei olegi päris hind, et sa pead hakkama siin, see sisu on kõige hullem, kõige odavam, ja siis sa hakkad seal, aga ära ole nagu halb inimene oma kolleegi vastu, et hakka upgrade ima, et siin, et pane siia parem natuke vein ja pane parem juust ja vaata, kuidas hind kerkib on ju seal ja siis umbes, et aga tegelikult see korv, mille see on, see ei ole ka päris see, et upgrade seda ka, et see näeks et ikka nii välja, nagu seal pildil on ja siis hakkad seda tellima, siis on kuskil mingi fine print, et ega me tegelikult ei garanteeri, et see jõuludeks kohale jõuab, et see võib tulla ka hiljem ja see tuligi kuskil jaanuari keskel ja siis kui sa tahtsid vaadata, kaugel see pakk on, siis sa pidid minema tegema konto Google eraldi tracking side'ile, customer support võttis 5 päeva aega, et öelda, et me saame su kirja kätte, et selle kohutav kasutajakogemus, aga veeb oli taktikaliselt nagu 100%, nagu kõik need asjad, mida optimeerijad tänapäeval kasutavad, kõik olid kasutusel, conversion rate oli laes, ostukorvi suurus oli laes, kõik need näitajad, mida aetakse taga, olid saavutatud ja see ongi nagu see probleem, et tehakse see taktikaline optimeerimine ära, aga kasutajakogemus on selline, et ma ei lähe iialgi tagasi. Teine näide, et mingisugune ma ei tea, pood, kuna ma teen päris palju süüa, siis otsisin korralikku sellist Jaapani kööginuga ja leidsin mingi Sloveenia ettevõtte, mingi täiesti tavaline, lihtne Shopify template, mu silm kohe nägi ära. Ja ma mõtlesin, okei, ei mingit pop-up, ei midagi, hea story, miks nagu mingi Sloveenia on hakanud Jaapani seppade nugasid müüma, et kuidas ta ise avastas selle ja kuidas ta ikka meeldib seal ikkagi lõigata ja kui ikka terav ja kui ikka hea ja siis mõtlesin, hea küll, proovin, et ja ostan ära ja tulebki selline mõnusalt mingi Jaapani ajalehte mässitud selline mingi karp ja seal võtad pakki lahti, vaatad, seal on plaastrit pandud nagu 2 tükki ja mõtled, mis asja on, et ja siis hakkadki lõikama ja nagu mingi 10 minutit hiljem avastad, et oi, ongi, et see asi natuke liiga terav, et lõikasidki sõrma, vaatad, näed, plaaster on ja kõik sellised pisikesed detailid selle kliendi kogemuse juures, et sul on et see kogemus, see story, see mitte liiga agressiivne müük, see kõik need väga relevantsed nagu upsellid, mis seal olid, et äkki sul on teritajad ka vaja, ma ütlesin, et ei ole, aga ma ostsin selle 2 nädalat hiljem, sest et ikkagi oli vaja, et kõik on nagu läbi mõeldud, et kliendil oleks nagu hea ja see lahtipakkimise kogemus ka ja nähtavasti, kui ma oleks tagasi saatnud, oleks see ka olnud suju. Ma eeldan võib-olla mitte. Ja meie üks klient ka, kes Austraalia kosmeetika ettevõtte, üks suurimaid seal kosmeetika edasimüüjad, et nemad ka mingi aeg me avastasime kliendi tagasidest, neil on väga palju korduv kliente enamus ja avastasime, et väga palju sellist huvitavat tagasidet tuleb sealt klientidele, et tohutult meeldib, et iga kord, kui nad saavad paki, et sinna paki pannakse mingisugust väga head kvaliteetset šokolaadi. Ja see nagu enamasti nagu naispublikule sealkandis väga nagu sümpatiseeris. Et kõik need sellised pisikesed nüansid selles kasutaja kogemuses tegelikult määravad väga palju ja kui sa nagu ei mõtle nüüd nagu sellele persoonale, kuidas ta sinu seal äriloogikas nagu läbi liigub, et kõik need asjad, mis ta seal tahab teha, kus ta tahab suhelda, kõik, mis need kokkupuutepunktid on, kui sa neid ei tea, kui sul ei ole nende kohta andmeid, sa ei saa neid optimeerida ja sa ei loo mingit unikaalset kogemust, mis on tegelikult sinu kõige olulisem konkurentsieelis. Ja see ongi nagu see probleem, et ei vaadata nagu seda tervikpilti, vaadatakse võib-olla ainult seda müügi poolt ja optimeeritakse see üle ja jube hästi kõik metrikud on üleval ja me teame ka, et paljud kliendid on meie juurde tulnud just nimelt selle pärast, et näiteks nad töötlesid mõne siis conversion optimization agentuuriga ja neil olid õnnelikud, nad said sellise performance-based ehk siis, et tulemustest sõltuva
mingisuguse diili, et okei, et te toote meile tulemusi, käivet ja conversionit ja värke, ja siis meie maksame teile ainult tulemuste eest. Ja see oligi, et mingi aeg nad ütlesid, et nad tulid meie, ütlesid, et need tüübid tegid meie veebis sellise kasiino lobi, et sa lähed sinna sisse, seal on nagu kõik on nagu nii, et saada ainult need esmased ostud kätte ja saada nagu kõik upsellid kätte ja siis inimene teeb selle asja läbi ja siis ta on nagu tundnud, jumal, mis juhtus. Ja nad ei saa selle inimest kunagi tagasi ja nad jäävadki alati seda esimest ostu taga ajama, mis on kõige kallim. Ja nad ei ole neil pole kunagi nagu mingit eelist, nad sõidavad nii kaua, kui on veel neid lolle, kes ei ole nende poes käinud ja siis nende äri vaikselt saab otsa või nad peavad, need esmased ostud läheb nendeks järjest kallimaks. Et see on jah see kõige suurem väljakutse, et võetakse liiga palju neid, keskendutakse lühiajalistele nagu näitajatele, KPI-dele, milleks peale taktikatega ei mõelda, et kes see su klient on ja mis on tema teekond siis sinu äris. Väga hea. Mingid suurimad võidud, mida klientide jaoks olete saavutanud, mida kuulaja saaks rakendada, äkki enda äris ka saab kopeerida? Ei saa kopeerida, et seda küsitakse palju ja see lähebki väga taktikaliseks, et sa saad õppida taktikaid, sa testida neid, aga strateegiad, need, mis nagu toovad seda pikaajalist tulemust, need ei ole, nende kohta sa võid lueda üles neid luua, aga sa pead neid looma aeglaselt ja need peavad olema osa sinu nagu nii-öelda ettevõtte nagu DNA-st. Need protsessid. Meil kõige, nagu ma ütlesin ka, et see pikaajalisus, need kuutasu põhised teenused, pikad suhted, et see ongi, et need väiksed, et seal ei ole ühtegi väga harva, kui on üks suur võit, et kui kliendid tulevad meie juurde, siis nad on juba päris heas olukorras, et neil on juba enda majasisesed meeskonnad, kes tegelevad optimeerimisega, nad on juba võib-olla 20 aastat äris olnud, neil on võib-olla käive on juba seal miljardites, nad on parim talent on kohal. Nad tulevad meie juurde, et just nagu ehitada nagu seda protsessi, timmida selle enda optimeerimise protsessi efektiivsust, vaadata, et kas on kuskil veel mingid kohti, mis on jäänud nii-öelda nagu varju, mingid andmed, mida ei koguta, mingid andmed, mida ei kasutata võib-olla kõige otstarbekamalt, kas on midagi jäänud pimedusse. Ja või et siis tõsta eksperimenteerimise kiirust, et palju me teeme siis neid teste, palju me proovime asju paremaks teha. Ja lihtsalt nende protsesside nagu ellu sisseviimine ja nende efektiivselt tõstmine võib-olla ongi, need on need kõige paremad case study'd, mida me enamasti ei saa jagada, sest et loomulikult suured ettevõtted, nad ei tohi isegi mainida, et nad meiega koostööd teevad, see on nende jaoks nagu ärisaladus. Aga jah, pigem on jah, need võidud on seal. Et väiksed kasvud erinevatest tegevustest nende hulka ajas, et see on see, mis määrab nagu selle edu, mitte et muutke seda, pange see sinna, tehke seda kasutage seda ühte tööriista, et see enamasti jah, ei ole hea nõu. Kui lihtne oli või raske, sinu puhul oli seda juhtimise teatepulka üle anda? Nii vaimselt kui tehniliselt, nii et see kõik nüüd ikka sujuma ja toimima jääks selle juhtimise juures ikka algusest peale, Ega ma ei tea, kas see nüüd toimima jääb, sest et see muutus toimus ju alles nüüd jaanuarist. Nüüd on veebruari, ei ole keskpaiki käes, et eks ma olen nõukogus, olen selle agentuuri juures endiselt ja toetan uut juhti, kes on minu Ameerika kolleeg. Iga nädalselt räägime, ma siis annan talle nõu ja nii-öelda nagu coachin natukene, et mingitel teemadel, kus on nagu abi vaja. Et ega ma ei tea ja loomulikult ega see lihtne ei ole, sest et sa juhina tahad maandada riske, see on üks nagu sinu põhivastutus, et midagi kuskil nagu ventikas ei lenda, ja kui lendab, et siis hüppad kohe ligi ja klaarid ära, ja teine asi on see, et tohutu usaldus peab olema selle uue inimese vastu. Aga seda kunagi ei saa nagu olla, et see tuleb nagu välja teenida ja meil oli nagu hea, et see inimene tuli organisatsiooni seest, et ta vähemalt teab, kuidas nagu asjad käivad ja see usaldus on olemas ja eks me näe, kuidas see läheb. Ja jällegi see, et ma arvan, et oli õige aeg, et enda puhul nagu tunda ka ära nagu see koht, et kui asjad on nagu väga rutiinseks läinud ja nagu ammendanud, et liikuda edasi, sest et teinekord selle uue inimese nagu suhtumine ja skillset võib-olla raputab neid asju natukene ja me liigume veel kiiremini edasi. Et see usalduse äraandmine ongi see, et see võib-olla see kõige raskem asi ja ka võib-olla kõige olulisem teisest küljest.
kuhu sa täna oma aja paned, kui see enam juhtumisse ei lähe? Ei no strateegiliselt ma natukene ikkagi juhin seda agentuuri, aga nüüd on üks väga põnev väljakutse meie teises ettevõttes Winteris, mis ma hakkan ehitama siis maailma suurimat ja parima kvaliteediga B2B paneeli. Paneel on siis inimeste kogum, kes siis annab tagasisidet mingile teemale. Et siis selle Winteri kogu mõte ongi see, et kui sul on kas mingisugune veebileht või väärtuspakkumine või mingi uus teenuse idee, sa saad sööta selle sinna süsteemi ja tõmmata vastavalt demograafilistele näitajatele ja sellele valdkonnale, kus sa tegutsed, inimesed kokku, kes siis ütlevad täpselt, ideaalsed kliendid, kes siis ütlevad sulle täpselt, mis selle juures nagu neid kõneta ja mis ei kõneta. Aga et see teenus nagu toimiks nagu kiiresti ja hea kvaliteediga, sul on vaja massiivselt seltskonda andmebaasi inimestest, erinevad keeled, erinevad riigid, erinevad positsioonid, kogemuse tasemed, palgatasemed, et kes siis on vastavalt siis nõudlusele valmis seda tagasisidet andma. Et see on siis see, millega ma nüüd hakkan aktiivselt tegelema, mis on nagu päris põnev. Mis see täpne roll sul seal on? Sa hakkad taas juhtima või sa lähed kättpidi sisse või? No eks ma olen kuskil mingi product owner'i nimetuse kandis, et ma ei ole seda nimetanud ja ma võib-olla nagu isegi tee ka, et see nagu startupi puhul, mis Winter on, et alguses nagu asutajad ja juhid peavad tegema selliseid mitteskaleeritavaid asju, et väga palju asju ikkagi tuleb teha käed küljes, et sul ei ole lihtsalt, agentuuris meil oli sellel hetkel, kui ma läksin ära juba 25 inimest, et seal oli väga hea delegeerida, et sul mitmendalaseline juhtimine juba, et väga lihtne oli, mõtled mingi asja välja, ütled, et minge tehke. Aga kui on väike organisatsioon nagu see Winter, mis on startup, millel on juba korralik käive ka, et seal loomulikult tuleb ka teha asju, mis ei ole skaleeritavad, tuleb jällegi minna nagu käed külge millegi katsetama ja see ongi minu jaoks põnev, sest et tegemist on ikkagi nagu tootega ja see mindset on natuke teine, et kui varem, kui ma kunagi agentuuris alustasin, oli hästi palju kliente ja ma tegelesin nende toodetega ja nende kasutajakogemustega, siis nüüd on mingi üks toode ja see on nagu põnev väljakutse, et kuidas nagu saab panna oma tähelepanu kõik ühte kohta ja vaadata, mis siis juhtub. Kõlab igatahes põnevalt ja ma loodan, et sellest Winterist saab Eesti järgmine ükssarvik. Aitäh, et sa tulid, Viljo, Ekspordime podcasti jagama oma teadmist. Tänud kutsumast. Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed. Kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võib-olla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetset sisu, olgu see siis video, olgu see siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtust luua ja jälgijaskonda kasvatada, siis maratonstuudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud erinevaid projekte ja seesama podcast Ekspordime, mida sa kuulad, on siin samas Maraton stuudio sees salvestatud ja julgen neid mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.